Imelist õhtut ja sulle ka. Tere õhtust. Kuidas tänane päev läinud on? Vihmane päev oli. Sain õues midagi ka tehtud. Näiteks natuke puid ja mis kuus külastajaid kõige rohkem on olnud? Neid on, vahet ei ole. Suhteliselt iga kuu on, et mingisugust erilist erinevust ei ole. Võib-olla maikuus on rohkem, kuna maikuus on lisapäev, et maikuus on muuseumiöö, et siis on lahtioleku aegu rohkem. Mis selline maal maksab? Selle peab välja arvutama. See on pindala järgse hindamissüsteemiga 32 senti ühe ruutsentimetri kohta või 3200 eurot ühe ruutmeetri kohta. Aga see on mingis vahepealses mõõdus, nii et selle peab mõõdulindi ja kalkulaatoriga üle käima, siis saab teada. Nii ilus töö, aitäh. See ei ole isegi mitte valmis. See peaks järjest arenema mingis suunas. Kas pildil olev modell on Yana Toom? Ei tea, ta vist ei näe Yana Toomi moodi väga välja. Ei meenuta valimisplakatit. Super, kuradi hea vastus. Kas vastab tõele, et sa oled täpselt 2 kilomeetrit pikk? Ei, ma ei ole 2 kilomeetrit pikk, ma olen palju, 2 meetrit pikk, ei, ma ei ole 2 meetrit pikk ka. Ma olen vähem kui 2 meetrit. Jou mees, kus pats on? No, aga viska patsi siis. 3 meetrit. 3 meetrit, jaa, mul on 3M mingisugune see asjandus olemas, see on mingi firma on ka 3M, et ma ei ole selle firmaga seotud. Kus pats on? Ma ei tea, kuskil ära kadus. Mul taksikoer oli 5-meetrine, ei mahtunud esikusse äragi. Oled sa kindel, et see oli taksikoer? Äkki see oli krokodill Keena? Krokodillid kasvavad mitmemeetriseks ja näevad taksikoera moodi välja. Kas külm ei ole selliste ilmadega? Aga miks peaks külm olema? Ma ei tea, tuba on nagu enam vähem. Kus kohas külm? Ära mine bikiinidega õue, siis sul ei ole külm. Mul küll pea väriseb peale juuksurit. Kas tal oli väga vibreeriv juukselõikaja või midagi, et pärast pea vibreeris, pärast nagu vibraator või? Kas sul on ahiküte või õhksoojuspump? Mul on ahiküte. Õhk või mingit soojuspumpa ei ole. Keraamilised kuumad pliidiplaadid seinal on ka tänapäeva uus popp asi, millega tuba soojaks saada või? Ei tea, ei ole pliidiplaatidega tegelenud. Mul just oli aias üks pliit. See sai ära lõhutud ja vana rauda saadetud. Korralik munapea. No abiks ikka. Jüri Arrak, sina või? Kus kohas Jüri Arrak on? Tavaliselt mind aetakse Aivar Palumäega segi või midagi sellist. Jüri Arrakuga pole veel aetud. Tere, Silevend. Ja tere sulle ka. Oled sa kanapoeg? Kana on su isa. No see ei lähe nagu kokku, kana ei saa kunagi isa olla. Selleks peab kukk olema. Et õpi selgeks, mis vahe on kanal ja kukel. Ja ilus maal, kes pildil on? Pildil ei olegi konkreetne isik. Et ma lihtsalt teen fantaasia asju praegu. Et ma ei tee mitte kedagi konkreetset. Aga mul galerii ekspositsioonis on küll konkreetseid isikuid ka, keda saab tuvastada. Ja ägedad riided sul, kas sinu disainitud? Ei ole. Ma ei ole eriti riiete disainiga tegelenud, välja arvatud mõned üksikud, mis mul on e-poes enda maalidest ja asjadest tehtud, joonistustest, maalidest. Keskmine naine on täiesti sulaselgelt Kaja Linkmann. Okei, ei tea sellist. Tänan. Mis su e-pood on? Google annab välja.
see on Redbubble'is olemas, et minu nime järgi leiab Juhan Rodrik ja ongi olemas. Et Redbubble'is on e-pood olemas. Et minu nime järgi leiab kõik asjad ülesse. Lihtsalt Juhan Rodrik otsingusse ja ongi olemas. See sama nimi, mis mul siin on. TikTokis on täpselt see sama nimi. Onu Juhani jutupliiats. Mul ei ole pliiatsit, mul on värvipintsel. Ja see on värvikuninga jutupintsel. Kas sul käib loos? Praegu ei käi, aga kui käiks, siis ma kuulutaks välja. Aga kui ma loosi teen, siis info on olemas. Kas Juhani puukool on sinu oma? Ei, see ei ole, ma ei pea puukooli. Ma ei viitsiks puukoolis töötada ka. Sealsed õpilased oleks liiga puupead. Kas sul mardisandid käisid? Ei ole näinud. Ma ei tea, kas ma mardipäeval üldse koduski olin, ma ei mäleta seda. Aga Juhani puukool on Juhani auks tehtud. No, miks ikka jah. Ma mõnikord käin mööda, siis on auväärne tunne küll. Info ongi TikToki lehel 3 eurot pilet. Ja, see on olemas ja mul üks loos oli, siis ma praegu ei ole teinud. Aga info on üleval, et kui ma loosi teen, siis saab kohe kasutada. Et siis tuleb loosi videoga ülesse, aga praegu ei ole seda. Millal Kristjan Riiv podcast jälle? Ja ma ei tea, ta pole kutsunud, aga võib ju millalgi teha. Vau, mis ajast sa kiilakas oled? Suvest, peale jaanipäevast, jaanipäeva pealsest. Miks juukseid enam ei ole? No vaheldus, natuke teistsugune. Täitsa võõras. Meesakte ka teed või? Ei tee, ei ole vastava sisulist huvi. Kas tellimustööd saab ka? Ei saa, mul on ainult olemasolevate maalide valik, mille hulgas saab valida endale sobiva. Et ma ei tee mitte midagi kellegi isiklikul teemal. Sa näed välja nagu Jarno Mirma. Ma ei tea, kes see küll on, aga okei, aitäh. Ja, mille eest aitäh? Nii, vaatame, kas siin mõni jutt vahele jäi. Kuidas Susanna sünnipäev läks? Täitsa ilusti, mõnusa peo sai püsti, paugutasime kahuriga, lasime märki mingisuguse pneumaatilise kahuriga mingi vana pliidi pihta. Et videotes saab näha, et videotes on olemas. Ühe soojaga oli ka Halloweeni pidu, nii et siis saime teha ka galeriituure. Kas taustanäitleja Marellega ka suhtled? Ei suhtle. Välja arvatud juhul, kui mingisugune filmiprojekt on, et viimati ta käis mul galeriis külas ja mingi seltskonnaga tegid seal filmi, et siis ta tegi vahelduseks natuke teistsugust osa kui just tausta tegemine. Et see on mul galerii lehel ka, The Bent Viking Gallery olemas. Ma jagasin seda filmi, et see oli mingi festivali film. Lühifilm, aga siuke lõbus. Sobis Halloweeni peo teemasse ka hästi. Kunst on lame. Trollide boss. Sa oled interneti troll või? Okei. No ära muretse, trollid liiga palju, küll ma sind vastu trollin. Näita, mis värve kasutad. Siin kollane, punane ja siis must. No musta vist ei või öelda, peab ütlema Aafrika-Ameerika värv. Et siuksed. Ja siis oli roosa ka, mille ma segasin valgest ja punasest kokku. Tuube näita. Tuube, aga mul ei ole need värvid tuubis, vaid pudelis. Et tuubis on lilla värv ja siis pudelis on punane värv selline. Ma löön su kummuli, Juhan. Kummili. Mis asi see veel on? Tuleb mingi kummiga lööma kuhugi või? Siis valge värvituub. See on umbes selline. Teised värvituubid on suht samasugused. Musta värvituub on teistsugune.
et see on niisugune. Ohoo, golden kõva. Okei. Kas sa nuusutad ka neid värve? Need on mitte lõhnavad värvid, et neid võib nuusutada ja sa ei tunne mitte midagi. Et kui sa otsid endale toksilist elamust, siis ma soovitaks sul rohkem nuusutada kummiliimi või midagi sellist. See lõhnab tõesti, aga need värvid konkreetselt, need ei lõhna praktiliselt üldse. Äkki sul on koroona ja sa ei tunne lõhna? Ma ei tea, ma tunnen küll mingeid lõhnasid. Ma pean proovima midagi, mis lõhnab. Nii, tuvastame kohe, kas see lõhnab. Nii, see peaks lõhnama. Jaa, lõhnab nagu valimislubadused. Mis aineid tarvitad siis? Ma tarvitan toitu, jooki, igasuguseid tavalisi aineid, mida leiab igast poeletist. Mingeid narkootilisi aineid ja siukeste vastu mul erilist huvi ei ole, et need ei tee minu jaoks mitte midagi. Viimati Amsterdamis suitsetasin kanepit, see oli ka mingi 2015 aastal. Siis mul sai kanepist kopp ette ja pole tänase päevani viitsinud tõmmata. See lihtsalt ei teinud minu jaoks mitte midagi. Nüüd saab vaatajatega arvamismängu ära teha, et mitu siga on pildil. Kas homme ka live? Ma ei tea. Ma vaatan suvalisel hetkel, ma teen laive. Et homseks mul laivi planeeritud ei ole, aga kui mul tekib mingisugune hetk, millal ma saan maalimisele keskenduda, siis ma võib-olla teen ka laivi, aga võib-olla mitte. Et seda ma vaatan homme, et seda ma ei tea. Et ma kindlasti igapäevaselt laivi teha ei saa, et see nagu ei mängi välja. Aga kui ma seda maali tulen tegema, siis ma ilmselt teen mingi laivi kindlasti. Kas käid kuskil tööl ka või oled vabakutseline? Ma käin aeg-ajalt filmiosasid mängimas ja siis tegelen nende asjadega, mis ma teen. Et põhiliselt ma töötan kodus ja omaenda kunstigaleriis. Et pühapäeviti saab külastada 12-st 18-ni iga pühapäev. Et siis see päev ma mingil muul tööl ei käi mingit filmirolli või asja mängimas. Kunstigaleriiga elab ära. Või no ikka. Aeg-ajalt ostetakse midagi, siis tuleb mingi sissetulek sellest ka. No nii, nüüd saab sigade lugemismängu teha. Et mitu siga on maalil peidus. Ma ei tea, kas need näha ka on. On näha, okei. Ma ise näen ekraani pealt, aga ma ei tea, kas vaatajad ka näevad, aga ju siis näeb. Kas su riietus on emotsiooni põhjal selga visatud? Enam vähem. Ma iga kord valin midagi, mida panna selga. Miks ainult pühapäeviti avatud? Ei ole ainult pühapäeviti avatud. Kokkuleppel saab mingil muul ajal ka, mis tahes päeval saab tulla kokkuleppel. Et pühapäeviti on lihtsalt avatud sellepärast, et pühapäev on mul ainuke päev, mille ma saan konkreetselt sellele pühendada, et vahet ei ole, mis ilm on, vahet ei ole, mis pühapäeval ma teen alati selles vahemikus lahti, et siis saab lihtsalt sisse jalutada ja tulla vaatama. Aga muudel päevadel saab külastada lihtsalt kokkuleppelisel ajal, et tuleb minuga leppida aeg kokku vähemalt 24 tundi ette ja siis tulla külastama. Et täiesti igal päeval saab. Ja kui mingid üritused on, siis mingite ürituste raames võib olla ka mis tahes päeval, et kui on sünnipäevapidajad tulevad või siis mingi muu ürituse pidajad tulevad, siis nad tulevad ka mis tahes päeval, et nad lihtsalt registreerivad aja ja oma ürituse.
kas külastab muidu palju inimesi. See on kuidas kunagi. Mõnikord on palju, mõnikord on vähem, mõnikord on täiesti oleneb. Mõnikord on näiteks kehva ilm ja külastajaid on palju. Mõnikord on hea ilm ja külastajaid on vähem ja vastupidi ka. Võtan 30 eest maali. 30 eest ei saa maali. Mul nii väikest maali ei ole. See peab olema alla 10 korra 10 sentimeetri. Sest 32 senti on üks ruutsentimeeter ja 3200 on üks ruutmeeter. Kõik on seal mingisuguses X mõõdus, et see tuleb arvutada. Et sellist maali, mida 30 eest saab, mul ei ole. Aga on e-poes asju, et tagasihoidlikumate võimetega metseenidele on olemas e-pood, kus saab postreid ja postkaarte ja muud sellist. Tee sõbra hind. Mis asi see sõbra hind veel on? Nagu Maali soodukas, sest olen nii hea sõber. Okei. Ei tea. No võib mõelda võib-olla. Üldiselt mul mingisuguseid soodukaid ei ole, kuna erinevate hindadega müümine on ebaõiglane teiste ostjate suhtes. Et siis on kõigile alati üks ja sama hind. Kõik on pindala järgne, puhas matemaatika saksa täpsusega. Nii et mingit kauplemist ja mingisugust allahindlusi ma ei tee üldse. Kas sul on load ka muidu? Sa mõtled nagu juhiluba mingisugust. Luba öeldakse ainsuses, välja arvatud juhul, kui on mitu kategooriat. Ja mul juhiluba on olemas küll. Ja mul on isegi mitu erinevat juhiluba. Mul on väikelaeva juhiluba ja siis mul on B-kategooria juhiluba, et ma sõidan autoga ringi ka. Aga ma võin merel ka sõita. Siis ma vahepeal mõtlesin, et peaks A-kategooria ka tegema, et saab mootorrattaga ka sõita. Väga lahe maal. Aitäh, tänud, palun. See küll ei ole valmis, aga järjest edasi läheb. Meil siin käib mäng ka, et mitu siga on maali peal peidus. Et siin on peidus väiksed sead. Kust tuli idee teha galerii? See idee nagu otseselt, mul oli ammu mingi idee teha mingi kunstigalerii, aga ma ei olnud selle peale mõelnud. Aga see lihtsalt algas sellest, et mul olid tühjad ruumid. Siis ma sain need 5 tuba sisustada enda kunstigaleriiks, aga no kunstigalerii on kokku suurem kompleks, et see on vana talukompleks Lasnamäel. Ja siis ma laiendan seda seal vaikselt niimoodi. No 5 toas on põhigalerii osa, aga osa eksponaate on aias ka. Siis see töötab ka avaliku grillikohana, et sinna saab grillima tulla. Ja siis see mõte nagu areneski niimoodi, et kõigepealt arenes sellest, et kasutaks ajutiselt tühjad toad ära näituse tegemiseks. Ja siis sealt hakkas edasi, mõtlesin, et oota, aga siis võiks midagi kogukondlikku teha nagu kogukonna aia või midagi. Siis mul tegutseb üks vabatahtlik aednik aias, kes elab ise kortermajas ja tahab teha aiatööd ja siis ta käib seal tegemas. Ja siis see on ka nüüd galerii osa, et siuke nagu kogukondlik aed, kunstinäitus 5 toas, siis kõrvalhoones on ka, saunahoones ma teen mosaiikseina ja laemaali, et tulevikus saab seal saunaüritusi ja midagi sellist ka korraldada. Ta ei ole ainult galerii, et ta on ühtlasi ka ürituste koht, et seal käivad sünnipäevapidajad koos, siis standardpaketis on ka kirveviske märklauad, mida saab tasuta kasutada. Tallinnas pole ühtegi teist kohta, kus saab tasuta kirveviset teha. Et siis ma järjest nagu mõtlen, mida teha, mida üheski teises kunstigaleriis ei ole. Et kõik need igavad kunstigalerii asjad, mis teistes galeriides on, et neid ma nagu ei tahagi teha. Et siukselt
omanäoliselt ja isikliku mõttega. Kas tänapäeval on võimalik kunstnikel ennast ära elatada? Ma ei tea, ma arvan küll. Mina ju elatan ennast ära. Teiste kunstnike kohta ma ei tea. Et ma ei oska teiste kunstnike eest rääkida. Ma oskan ainult iseenda eest rääkida. Kui grillima tulla, siis puud, söed sinu poolt. Minu poolt on grillid, et aias on kokku 6 grilli, mille ma olen ise nikerdanud. 3 tükki on veel tegemisel, et söed ja vorstid ise kaasa, nagu tavalises avalikus grillikohas on, et minu poolt on grillid. Lõkkeplats on ka olemas, siis on lõkke ääres chillimine. Et aga kui on mingisugust puukraami, mida tahaks põletamiseks tuua, siis selle võib kaasa tuua, kuna mul on tasuta puidu vastuvõtu punkt ka. Et ma võtan puust asju tasuta vastu, et siis koguneb mingit lõkkematerjali ja võib-olla mingisugust nikerdamismaterjali või midagi napsu külakostiks, mis soovid. Ma külakosti ei võta, et külakoste ei ole vaja tuua, et kõik külastajad võtavad endale meelepärased asjad kaasa, mida nad ise tarbivad. Et mul endal on asjad olemas. See, et sa saad kuhugile galeriisse oma tööd üles riputada, siis läbi selle saad ostjaid. No kunstigaleriidel ongi see, et kunstigaleriid tegelevad maalidele ostjate leidmisega. Et ma tegelen ainult oma loominguga, et minu galeriis on ainult oma looming ja siis on inimeste looming veel, kes on galerii arendamise ja selle kompleksi arendamises osalised isikud. Et seal on peale minu 2 kunstnikku veel. Et see on 3 kunstniku galerii, mis mul on, et ma lihtsalt nagu maale pakkumise peale kelleltki vastu ei võta. Aga jaa, galerii töötab põhimõtteliselt nagu pood, et külastamine on tasuta, ostmine hinnakirja alusel. Muidu igasuguseid maale asju saab internetis ka vaadata, aga originaale saab osta ainult minu käest. Nii et ostuhuvilisi ikka on. Ikka on muidugi. Miks juuksed maha ajasid? No vaheldust natukene. Hoiab aega kokku. Muidu ma kammisin 3 tundi, nüüd ma kammin 2 tundi. Kaua kasvatasid? Ma ei olegi kasvatanud. Nad lihtsalt on ise kasvanud. Et ma ei ole sihilikult kasvatanud mitte midagi. Ma lihtsalt enne pügasin otsast ära mingisugused kahtlased otsad, mis ei töötanud eriti või olid koledaks läinud. Ja siis lihtsalt ise kasvas juurde ja siis ma vahepeal kammisin ja panin kokku, et muud mitte midagi, et ma sihilikult ei kasvatanud üldse. Aga ega mul enne lühikesi juukseid või midagi sellist ei olegi olnud, et mul tavaliselt on mingi 10 sentimeetrised või midagi sellist olnud. Milla viimati kiilas olid? Ei olegi olnud. Viimati, kui ma suvel ära lõikasin, siis sellest ajast saadik. Aga rohkem nagu ei ole olnud sellist mingil muul ajal, et ma oleks vahepeal tagasi kasvatanud või midagi teinud. Et ma tegelikult ei ole kunagi kasvatanud juukseid, vaid nad lihtsalt on ise kasvanud selliseks, nagu nad on. Kust üldse selline idee kiilaks ajada? Aga selleks ei ole ideed vaja, selleks on nagu mingit masinat vaja. Nagu mul mingit ideed ei ole. Juuksed on minu jaoks lihtsalt ebaoluline element. See ei ole vajalik element. Et seal ei ole mingit ideed ega mingisugust mõtet juurde vaja. Kust tööde jaoks inspiratsiooni ja mõtteid saad? Tegemise käigus, nagu ma teen midagi, siis ma näen midagi, mis muutub. Ja järjest niimoodi saab midagi edasi teha. Et siis tulebki mingi idee. Ideed tulevad alati tegemise ja töö käigus, et mingit muud kohta ei ole. Hakkan tööga pihta ja siis hakkavad ideed järgi tulema. Ja kui ma olen mingi 3 tundi sokerdanud ja midagi välja pole tulnud, siis on selge, et ideed ei olnud, enne peab proovima.
Kas materjalide toetamine on väga kulukas väljaminek? Soetamine, kas materjalide soetamine on väga kulukas väljaminek? Ja, ma ei saanud enne küsimusest absoluutselt aru. Ma ei tea, mingil määral võib-olla küll. Kui kokku lüüa, siis kindlasti on. No materjal, juba maali alus on mingisugune umbes kuskil niisuguses suuruses maali alus juba üksi oleks kuskil 100, siis värvid on võib-olla kuskil, värvikomplekt on ka juba kuskil, ütleme 100. Mul on muidugi rohkem värve, et lihtsalt paarsada on juba ühe maali mingisugune tegemiseks vajalik komplekt. Mis loomi oled metsas näinud? Linde, põtra, kitse, jänest, rebast, rebane oli aias ka, koera, kassi, keegi käis kassiga jalutamas, mõnikord ma käin ise ka koeraga jalutamas, aga kitsesid olen näinud ja siis olen neid siile ja sisalikke ja madusid ja igasuguseid loomi näinud. Järgmine aasta võiks jaanitule teha, Iru jaanitule. No jah, ma olen küll Lasnamäel, ma ei ole Irus. Aga ma mõtlesin, et võiks galerii aias ka jaanitule ja mingi jaanitule ürituse teha, et võiks mingid esinejad olla, kes tahavad tulla esinema ja siis minu poolt on lõke ja plats, et kunstigalerii tuurid. Muidugi on kirve ja noaviske märklaud väljas, kus minuga saab koos visata ja õppida. Sul mingid kindlad kunded tekkinud. On küll selliseid ka, jah. Osad on sellised kogujad, kes käivad, siis nad tulevad, võtavad mitu maali joonistust ära, et käivad aastas korra või 2 või midagi. Ja siis on igasugused, mõned on korduv külastajad, kes käivad lihtsalt külas. Mind nägid ka ja sind nägin ka ja. Oota, kas sa oled loom või? Nüüd sa olen. Meil oli siin metsas loomade nägemisest juttu millalgi. Kas käid palgatööl ka? No kui ma filmirolle mängin, siis see on keskmiselt palgatöö üldiselt. Enamus rolle on tasustatud. Aga ma olen palgatööl ka käinud, et erinevatel palgatöödel, aga need olid üle 10 aasta tagasi. Okei, jaa, oled loom. Jaana, sa oled loom. Okei, selge pilt. Aga mis loom? Alumine värv on juba natuke ära kuivanud, siis saab peale minna. TV-s vist näinud sind. Ja ma olen TV-s olnud mitu korda. Ma olen mitmes reality show's olnud. Siis ma olen teinud mitmeid filmiosasid, saateosasid, igasuguseid. No teen ilmselt ka tulevikus. Millal otsustasid, et nüüd on palgatöödega kõik ja hakkad ise enda peremeheks? See pidi päris ammu olema. Ma ei olegi konkreetselt nagu otsustanud midagi, ma lihtsalt olen neid teinud. Et seal ei olnud mingisugust otsustamist, et no palgatööd käivad mulle üldiselt närvidele, välja arvatud näitlemine, et näitlemine on nagu ainuke töö, mida ma olen 14 aastat teinud. Muid palgatöid ma olen mõni kuu teinud, et ma lihtsalt kauem ei kannata neid välja, et siis ma teen midagi muud. No aeg-ajalt ma teen veoteenuseid ja asju ka. Või no mitte ise, mul sõber teeb veoteenuse firmat Viime Toome ja siis mõnikord ma käin kaasas ja aitan ja teen midagi. Käteka uues hooajas oled ka. Kättemaksukontorit mõtled. Ma ei ole kättemaksukontoris kordagi olnud, aga ma ei välista, et võiks olla. Aga kättemaksukontor võib minu juurde ka tulla tegema. Koht on minu poolt, saavad filmida galeriis ka. Kuidas muidu läheb? Kes see muidu veel on? Ma ei tea kedagi, kelle nimi oleks muidu, et muidu ma küsiks tema käest. Aga noh, tegusalt läheb. Tegelen maaliga edasi, eilsest saadik veidi teistsugune, et täna sai värv otsa, nii et paleti pealt tähendab. Muidu värv ei saanud otsa, aga siis, et värv sai otsa, et siis saab jutustada siin. Et maalisin mingi osa edasi, nüüd see vaikselt kuivab. Nüüd saame ära lugeda, mitu siga pildi peal on. Üks mõnusamaid ja rahulikumaid laive siin TikTok maastikul. No aitäh, eks ma aeg-ajalt teen.
maalilaivi. Kuidas siuke maali idee tuli või mis asi inspireeris seda, aga enamus ideid tulevad töö käigus. Ma mingid jooned tegin ette ja siis nüüd ma hakkan seal edasi fantaseerima seal vahel, et mis sellest edasi võiks tulla. Aga kõik ideed ja inspiratsioon tuleb alati töö käigus, et kõigepealt ma hakkan tühja alusega midagi tegema ja siis, kui seal midagi peal on, siis sealt saab juba edasi teha. Kaua seda galeriid teinud oled? Galeriid ma tegin 2 aastat nüüd. Ma 21. juulil alustasin sellega ja 21. juulil siis 2024 ja siis nüüd suvel juulis on teine galerii sünnipäev. No see on mu oma galerii. Muidu ma olen näituseid teinud igal pool mujal ka, et ma olen üsna mitusada näitust teinud Tallinnas ja erinevates linnades. Lahe bluus seljas. Aitäh. Maale müüd ka. Ja muidugi, maale saab osta. Galeriis on valik näha, et tule külasta galeriid ja vali endale sobiv. Kus näituselt kõige edukamalt ostjaid huvilisi saanud oled? Neid on mitmelt on, siin-seal on neid olnud, aga näitustega on tavaliselt oleneb, mis koht see ka on. Et kas kohas on keegi, kes seinas olevaid töid esindab ka. Et kui seda ei ole, siis tavaliselt küsitakse suht vähe, muidu kultuurikeskustest ja igalt poolt on olnud. Et neid näituse pindu on nagu üksjagu, mida annab kasutada. Et ma ei kasuta selliseid rendigalerii pindu, mis on vaja rentida selleks, et näitus üles panna. Kas näitusele on raske vaba pinda saada oma maalide jaoks? No mul enda galerii seinad on praktiliselt täis, et nüüd ma panen sinna väiksemaid asju üles. Mis hinnavahemikus sul need on? Kõige soodsam ja kõige kallim? Ja mul maalide hindamine on pindala järgne. Et 32 senti on 1 ruutsentimeeter ja see teeb 3200 eurot ruutmeetri kohta. Et pindala järgne, et kõik maalid on muidugi mingis X mõõdus, et siis mõõdulindi ja kalkulaatoriga saab tuvastada iga ühe hinna. Et hinnavahemik on, täpset hinnavahemikku ma nüüd ei tea. Et mul kõige praegu galeriis on 64 eurot on kõige väiksem maal, kuna see on täpselt 10 korda 20 sentimeetrit. Ja siis kallimad on seal üle 3200. Mõtlesin mujale. Mis mujale? Kuhu mujale? Kuidas sa nii tuttav oled? Ma ei tea. Võib-olla. Äkki sa käid kogu aeg laivi vaatamas ja siis on tuttav tuleb ette ja oled jälle samas kohas. Vaba pinda saada mujale maalide jaoks. Ei, vaba pinda on igal pool. Tuleb lihtsalt ringi vaadata ja loominguliselt läheneda, et saab kohvikutesse, restoranidesse, igasugustesse kohtadesse peale igasuguste näituse saalide. Et näituse kohad on ilmselt üldiselt nagu kõige vähem kasulikud. Et ma ise olen nagu avalikes kohtades saanud palju rohkem huvilisi kui just nõnda nimetatud konkreetsetes näituse kohtades. Ostetakse palju neid. Mida ostetakse palju maale või? Täiesti kuidas kunagi. Mõnikord ostetakse palju ja mõnikord ostetakse vähe. Mõnikord ei osteta mitu kuud ja siis mõnikord ostetakse nädala jooksul mingi, ma ei tea. Ei, ma laivi pole vaadanud, aga sa nii tuttav. No võib-olla televisioonist või mõnest muusikavideost või kuskilt või reality show'st või kuskilt ikka saab olla. Kohvikute seinale vist edukam ostjaid saada. No kohvikute seinad ja asjad, need on sinna aeg-ajalt osad kohvikud nagu otsivad inimesi, et kes dekoreerivad seina, et siis neid on, et seda pinda ei pea rentima, et siis osa kohvikuid müüvad ka, muuseumid ei soeta neid. Ei tea, ei oska öelda. Mingid muuseumid võib-olla koguvad, et osadel muuseumitel võib olla mingi kogu, aga ma ei tea, ma ei ole muuseumidele müümisega tegelenud. Kohvikud tahavad rendiraha ka.
pinna rentimise, ma näituse jaoks pinda rentinud ei ole, et kohvikutel on tavaliselt hea meel, et keegi midagi seina paneb, et kui keegi dekoreerib seina lahedate piltidega ära, siis on kohvikul ka huvitav. Et need mingisugused näituse pinnad, mida välja renditakse, et tule pane oma näitus peale ja maksa meile 600 eurot kuus, et siukseid ma ei ole kasutanudki või kasutasin kunagi väga ammu, aga neid ei ole vaja, need ei tasu ennast absoluutselt ära. Aga igasugused avalikud kohad nagu kohvikud ja restoranid ja hotellid ja kultuurikeskused, et need võivad olla täiesti vabalt rendivabad, et seal ei olegi üldse, sa ei peagi pinda rentima. Et sellega on kuidas on, et kui sa mingisse kohta lähed, lähed kusagile kohta, kus on väiksem koht, siis seal võib veel meediasse ka saada, et ma tegin Keilas näitust ja siis Keila leht kirjutas sellest veel artikli kokku ja kas sinu pilte leidub kusagil kohvikutes, restoranides. Antud hetkel ei ole, aga ma võib-olla panen millalgi välja. No kui mõni kohvik ja restoran tahab, siis ma tulen neile vastu. Aga ma ise ei ole praegu viimasel ajal otsinud, kuna mulle aitab enda galeriist ka küllalt. Et miks otsustasid juuksed maha ajada? Lihtsalt vahelduseks. Millal järgmine õiglusfilm? Ma olen vale inimene õigluse filmide kohta rääkima. Ma olen 2 õigluse filmis mänginud aga nende tegemisega tegeleb Toomas Aarja, nii et seda küsimust peab küsima Toomas Aarja käest. Mina olen vale inimene sellele vastama, millal järgmine õiglusfilm on. Lemmikfilm. Mul ei ole lemmikfilmi. Mul ei ole lemmik mitte mingit asja. Millal viimati TV vaatasid? Mul on televisioonivaba kodu. Ma vaatasin televisiooni viimati 2013-2012 aastal ja siis ma tühistasin televisioonipaketi ja viisin teleka välja ja ma ei ole 2013 aastast saadik televisiooni tarbinud ega mingit muud meediakanalit. Telemeediat ma ise ei tarbi. Ei taha ka, puudust ei tunne. Aga tõmbame siis tänaseks laivi otsad kokku ja näeme järgmises laivis, et tänaseks lõpetame. Tšau, tšau. Head õhtu jätku ja näeme järgmises laivis.